Tere õhtust! Ma räägin Teamsi sellepärast, et äkki meil on Teamsis ka inimesi ja teiseks me salvestame, et siis me saame seda kodulehele üles panna ja saavad huvilised hiljem ka vaadata. Tutvustame siis täna 3 õppekava, mitte küll otseselt õppekava sisu ei hakata võib-olla lahti rääkima, aga et inspireerida siis, et miks peaks selle konkreetse õppekava valima. Ja siis esimesena räägib jätkusuutliku tööstuse õppekava nimel siis Juhan Terasmaa. Tere! Mina olen Juhan Terasmaa, mina olen Hansa Mechanics Narva juht. Jätkusuutliku tööstuse õppekava on meil Kohtla-Järve kolledžis ja just kutsuti mind siin Narvast rääkima, miks just seda magistrikava tulla õppima. Kes paljud ei tea, Hansa Mechanics on siis Eestis üks suurimaid metalli- ja koostöötootjaid. Meil on 3 tehast, üks Tallinnas, üks Tartus ja üks Narvas. Ja kokku meil töötab üle 1000 inimese ja üle 100 inseneri. Et me hädasti vajame järelkasvu ja uusi ja häid mõtteid, et arendada oma ettevõtet edasi. Jätkusuutliku tootmist õppekavast kindlasti tooksin välja, et see on hästi suure sunnitlusega automaatika, robootika ja IT-le. Et tänapäeval kõik tööstus areneb sellises tempos ja vajame uusi spetsialiste, kes looksid meile kõiksugused uued töövahendid, töökeskused ja spetsifitseeriks robotid ja programmeeriksid roboteid ja üldse looksid kõik selle, mis meil siin on. Et ilma insenerita, ega tavainimesed ei loo neid. Et inseneriamet on selline, et mulle meeldib öelda, et leiutaja lotte. Ma ise olen ka üle 10 aasta olnud insener, tänasel päeval ma olen siis tippjuht. Olen 10 aastat insener olnud, väiksemat ettevõtet juhtinud ja nüüd juhin üle 300 töötajaga suurt ettevõtet ja ütleme 3/4 ajast ikkagi ma olen insener. Ülejäänud aega ma olen juht, psühholoog, viin inimesi kokku, aga enamus ikkagi muresid ja probleeme, mis meil on tehnilised. Ja ilma hariduseta, ilma know-how'ta ma ei suudaks kunagi sellist tehast juhtida. Et sellepärast ma väga propageerin, kes on juba bakalaureusel siin inseneriks õppiv, kes juba on insener, et tulla edasi magistrisse ja saada endale uusi teadmisi, mida siis tööelus käiku võtta ja neid kasutada. Tänane tööstus 4.0, 5.0, kõik on puhtalt arenev ainult automaatika, robootika suunas. Et neid teadmisi on Eesti tööturul hädasti vaja. Näiteks ma võin enda koha pealt öelda, et ma otsin hetkel 2 või 3 automaatika, robootika inseneri, kelle võtaks päeva pealt kohe tööle. Ja meie Tartu tehas on ka väga tugevasti automatiseeritud, meil on seal üle 10 roboti ja kõik on automaatjaamad ja ise ehitatud kõiksugused automaatikad, mida mõtlevad välja ja arendavad edasi ainult insenerid. Ja muidugi kõik muusugused IT-lahendused, siin igasugused tarkvarad, mis loevad masinate tööaegasid, analüüsivad meie efektiivsuseid, et natuke programmeerimist, natuke software'i, masinaid, et kõike seda on ka teinud meil samamoodi insenerid. Ma võin öelda, et inseneriamet on üks kõige põnevaid ametid, mis minu meelest üldse leida saab, et kui sa õpid IT-s, siis istud enamus ajast klaviatuuri taga, kirjutad koodi, aga insener on see, kes on laua taga, disainib midagi, siis läheb tootmisesse, aitab seda ehitada kätega, tõesti saad võtta ja midagi luua ise. Et ei ole ainult 3D mudelite vaatamine või mingi programmilõigu koostamine, et te saate selliseid käega tuntavaid asju teha. Mina ise soovitan muidugi teha pärast bakalaureust 1-2 pausi,
et saada aru tööturul, mis sind huvitab kõige rohkem ja siis valida tegelikult suund, kuhu suunas minna. Minul oli paus tegelikult pea 10 aastat enne, kui ma magistrisse astusin. Ja ma usun, et see oli minu jaoks kõige suurem võit, sest ma juba väga teadsin, mis mul teha meeldib ja kus ma tahan edasi areneda. Ja sellega ma sain just süvitsi minna nendes ainetes rohkem, mis mind kõige rohkem huvitasid ja võtta ka vabaõppest just neid lisavalikaineid, mis minu jaoks tundusid kõige vajalikumad, mis mul igapäevaelus ma tundsin, et mul teadmised on vähesed või puudulikud. Aga kindlasti on ka võimalus otse bakalaureusest minna ja teha magistriõppest töö kõrvalt õppida magistrist kindlasti on tunduvalt raskem kui otse pärast bakalaureust ära teha. Aga inseneriks olemisest kindlasti soovitaks, et ma ise olen endast võin rääkida, et olen reisinud peaaegu terve maailma läbi, alustades Põhjamaadest kuni Aafrikadeni, ehitanud elektrijaamasid Indoneesias, Aafrikas, suuri generaatorid paigaldanud, käinud laevamootoreid remontimas, kuskil Kesk-Euroopa suurtes tehastes freesinud, treeninud kõiksugu selliseid suurseid rakiseid ja teinud koostööd väga huvitavate firmade inimestega, mis on minu silmaringi väga laiendanud. Et kõige tähtsam on see, et leida endale see suund, mis teid kõige rohkem huvitab. Et tänasel päeval ma küll olen täitsa siin Eestis, ma elan siin Tallinnas, ma töötan tegelikult Narvas. Narva tehas meil on Eesti vist teisel või kolmandal suurusel kõige suurem raske mehaanika tehas Eestis. Et võib-olla ainult 1 või 2 firmat on meie suurused, PLRT on 1. Et seal teeme suuri, väga lahedaid asju, ehitame mäetööstusele. Meil on hästi palju erinevaid insenere, kas on disaini insener, rakisti insener, protsessi insener, kliendi inseneri, kvaliteedi insenere. Kokku meil töötab 30-40 inseneri Narvas ainult. Et ma ise olen insener, minu enda juht on insener. Et ütleme nii, et tööpõld on suur ja lai ja kuhu minna on veel suurem. Et soovitan kindlasti ja soovitan ka Kohtla-Järvel olevalt õppekava. See on sessiooniõppes, kui otsustate tulla, saate tulla kas või meile Narva tööle samaks ajaks. Narvas on väga palju võimalusi, palju tööstusettevõtteid, Eesti Energiad, meie Hansa, Portaco ja muusuguseid suurtööstusi, kes kõik otsivad väga tugevalt endale insenere. Et tööpuudust ei pea kunagi elus tundma. Ja edasi õppimine on alati, ei tohi kunagi seisma mõelda, et need teadmised, mis te olete omandanud, et nendest piisab. Tegelikult inimene õpib terve elu. Mina ise praegu mõtlen, et ma tulen teen teise magistri veel juurde, küll rahanduserialal, aga inseneeria on ikkagi see kõige alustala minu jaoks. Õppekavaga sisustab hästi palju IT-süsteeme, tänapäeval on kõiksugused datatransferid, API-ühendused, ERP-süsteemid, milleta ükski ettevõte tegelikult enam läbi ei saa. Et ettevõtteid läbi Exceli tabelite keegi enam ei juhi, et selle jaoks on loodud ärijuhtimistarkvarad ja seda ka pakub magistriõpe, õpetada, mis need on ja kuidas need töötavad. Ja eks minu poolt kõik. Küsimusi? Jah. Hästi palju oleneb, mis insener sa oled. Et see on, mis ma räägin, et tuleb leida oma teed. Meil on näiteks, võin öelda, üks insener, kelle töö on 95% laua taga. Ja talle väga meeldib see. On disainer või programmeerija. Meil on robotiprogrammeerijad, meil on pinkide, CAM-CAD insenerid, programmeerijad. Et nendel on tegelikult, ütleme, pool tööd on arvuti taga ja pool tööd on tootmispõrand on masina taga. Sest kunagi pole nii, et insener loob mingi programmi või midagi ja annab sellist tootmisele üle. Tegelikult insener on see, kes läheb
valideerib selle töö, mis ta tegi. Kui kõik programm töötab, siis see antakse tootmisel üle pidevaks igapäevatööks. Tegelikult ma ütlen, et inseneritöö on just kõige mitmekülgsem töö, mis ma üldse saaksin mõelda. Et hommikul tegeled pingi programmeerimisega, õhtul siis kirjutad uut programmi, kolmaspäev istud kliendiga koos koosolekud, arutad, mis võiks paremini nende disainis näiteks olla või ise disainida midagi ümber, et teha asja toodetavamaks, säästlikumaks, kiiremaks. Et ei ole sellist asja, et insener istub päevad läbi lauadega. Et mida insener laua taga teeb? No võtame siis näiteks robotite programmeerija. Laua taga sul on roboti simuleerimistarkvara, sinna sisse sa tõmbad step faili, mis on 3D kujutis siis, ja sul on programmi juba sisestatud kõik tööriistad, mida su robot kasutab, milline see pöördlaud on, nii edasi. Ja siis tehakse programm arvutis valmis juba. Kõik koordinaadid võetakse, kus ta peab äkki midagi tõstma, kus ta peab keevitama ja sellega luuakse nii-öelda siis skeleton programm. Aga arvuti ja päriselu alati 100% jokku ei lähe. Siis insener võtab selle programmi, läheb roboti juurde, paneb selle detaili sinna robotisse ja laseb selle programmi sealt läbi, valideerib, et see tegelikult ka töötab nii, nagu seal simulaatoris ta kõik ette määras. Ja siis ta teeb selle esimese toote valmis ja siis, kui kõik on hästi, annab selle tootmisele üle. Ütleme, mina olin aastaid tehnoloog, ehk siis tootmist toetav insener. Et ma ise olen keevitusinsener veel, masintöötlusinsener, robotite programmeerija. Et minu töö oli näiteks, klient tuli, tahtis mingit detaili saada, siis minu töö oli välja mõelda, kuidas seda toota, milliseid freespinke vaja on, milliseid treipinke vaja on, millist rakistust vaja on. Siis ma ise disainisin selle rakistuse, mille sees toode ehitatakse. Rakis on üks asjad, mille sees kiiremini asju ehitada. Sa saad ka mõõdulindiga seda teha, aga see on juba aega nõuda. Kui sul on seeria tooted, seda tahavad rakised. Siis ma disainisin rakised, tegin kõik tööjoonised, et need rakised toota. Need rakised, mida mina tegin, neid Eestis polnud võimalik toota. Ja siis ma tavaliselt saatsin kuskil välismaa suurtemasse firmadesse, kellel oli võimekus neid asju toota. Selleks hetkeks, kui need olid peaaegu valmis saamas, läksin ma ise sinna kohale ja... Kuidas? Skaala pärast. Et ma kunagi siis disainisin elektrimastaatorite tuumasid, siin ABB-st töötasin pikalt. Et Eestis pole nii suuri treipinke, mille sees treida selliseid rakiseid. Et kõige suurem oligi meil ABB-s, vertikaaltreipink, mis oli võimeline sellist asja tegema. Et mul oli 2,2 meetrit korda 4, aga mul oli vaja 4 meetrist vertikaaltreipink ja sellist Eestis kahjuks pole. Et siis ma pidin nagu välismaale minema. Ja seal inimesed kokku, 3D laseritega mõõtsid üle, valideerisid, et see on selline nagu on, tulid tagasi ja siis hakkasid. Siis ma alati esimese masina ehitasin seal sees ise valmis, kuna mina oma peas mõtlesin välja, kuidas seda asja seal koostada. Siis ehitasin valmis, tegin pildid, tegin tööjuhendid, kui kõik oli valideeritud, andsin tootmisel üle. Ja siis tavaoperaatorid, keevitad inimesed hakkasid neid asju koostama igapäevaselt. Ma olen üldse teinud sellised väga lahedad, kõik insenerid saavad väga lahedaid projekte teha, et ma võin öelda näiteks, et Helsingi Loviisa tuumajaama reaktori pumba mootori generaator on minu poolt disainitud ja ehitatud. Et Tšernobõli filmi olete kõik näinud, see on nii, et kui elektrijaamas läheb elekter ära, siis hakkavad tegelikult diiselmootorid käima, mis siis toodavad diisli otsas on elektrigeneraator ja see elektrigeneraator siis sinna reaktorisse hakkab pumpama külma vett, et see üle kuumeneks ja ei plahvataks. Et siis Loviisa Helsingi tuumajaama see generaator on minu poolt disainitud ja ehitatud. Et sinna on saanud väga huvitavaid asju teha. Üks võib-olla kõige näiteks, kui näljakam projekt, mis tuli üks Rootsi tuumajaama klient meie juurde, ütles, et meil on vaja uut mootorit. Ühtegi tööjoonist pole, aga kuna see on nii kitsas koht ja selline võimsus,
mul on vaja täpselt samasugust. Aga keegi ei tea, kuidas kunagi tõesti mingi 70-ndatel. Noh, mis sa siis mõtled, kas kuidagi mõõdad üles, midagi teed. Me siis 3D skänneritega skännisime terve toote ülesse ja üritasime nii ligi lähedase replika ehitada kui võimalik. Siis disainisime vastavalt 3D skaneeritud mõõtudel kõik üles ja siis tootsime samasuguse mootori. Et väga huvitavaid asju. Või noh, kui ma Aafrikas näiteks käisin ka, et oli väike disaini error ja siis oli vaja minna Aafrikasse parandama suures diisli 100 megavati elektrijaamas generaatoreid. Et mul oli alati, kui mingi huvitav ülesanne oli, siis ma olin esimene, kes käe tõstis, et ma olen hea meelega. Seal olles muidugi pikad tööpäevad, öösel töötad 50-kraadises kuumas kuskil Aafrika kõrbes, istud generaatori otsas ja poldid seda lahti ja saed pooleks ja keevitad kokku. Tagantjärgi mõtles, et elu parimad hetked, et selliseid lahedaid asju elus teha. Et noh, ma võin neid lugusid rääkida veel kuskil Bergeni mägedes ka paigaldada kuskil mingisuguseid tööstusseadmeid, istuda kalju otsas, vaadata kui ilus ja keerata mutrit. Et see, kuhu suunad, kas sa oled mingi paigaldusinsener, disainer, et insener saab kõike seda teha. Üks päev sa saad disainida, järgmine päev sa saad minna paigaldada seda, 3. päev saad istuda kliendiga hinna läbirääkimistes, 4. päev hästi palju, näiteks mina osalesin ka disaini koosolekutel, kus on hunnik insener, kes on spetsialiseerunud disainile, siis on inimesed, kes on spetsialiseerunud tootmisele, et neil on no mu esimene haridus on ka tootmistehnika insener samast TTÜ-st. Et inimesed, kes oskavad, vaatavad siin otsus, nii sul on vaja sellist freespingi, sellist treipinki, sellist asja, et siis koostöös nende inimestega arutled, et teha kõige parem disain, et see oleks kõige otstarbekam, kõige efektiivsem, kõige mõistlikum toota. Et need võimalusi on lihtsalt nii palju, kus sa saad oma tarkusi ära kasutada. Et ja arvutidega ka, ma võin rääkida, et tänasel hetkel ka, et üks päev ma istun isegi juhina, võib öelda tippjuhina, tehase juhina, üks päev ma istun AutoCADis, teen tehase asendiplaani jooniseid, siis me arutleme seda teistega, panen plaani paika, 3. päev ma vaatan POM-struktuure üle enne pakkumist, kliendile pakkumist saatmed insenerid tead üle, siis me alati kontrollime, et kõik oleks ikka täitsa korrektne seal. Järgmine hetk ma istun koos klientidega samamoodi kuskil uue projekti alustamiskoosolekutel, kus me arutame siis, milliseid seadmeid vaja investeerida, milliseid tööriistu vaja osta. 4. päev lihtsalt 4 tundi istun, räägin inimestega juttu, kuidas aidata neid mingi isikliku murega või tootmismurega või teha plaanis, kuidas teatud osakonda efektiivsemaks muuta, millised rahalised vahendid on. Järgmine hetk ma istun, arvutan töökeskuste hindasid, millega kliendile müüa üldse, et meie ERP-süsteemi sisestada, et hinnastada meie tervet tootmist. Et see põld on nii lai. Ma ise olen ka hästi tugev ERP-i kasutaja. ERP-süsteem ongi siis ärijuhtimistarkvara. Et olin siis tehase aastaga tagasi, läksime tehases üle järgmise põlvkonna ERP-süsteemile, et olin ka selle projekti juht ja vedasin selle implementeerimist, et kõik osapooled seal, inseneeria, ost, müük, finants, kõik õpiks selgeks ära, saaks seadistatud terve programm, et sellega laivi minna ja igapäevaselt kasutama hakata. Et neid variante on hästi palju. Mina isiklikult, ma olen esmaspäevast reedeni olen Narvas. Et vahest teen reedel kodu. Mul endal seal elamine ja kõik asjad. Et vahest olen neljapäeval, siis teen kodukontorit. Aga üldjoonelt ikka olen koha peal kogu aeg. Aga ma olen varem, ma elasin siin samas Mustamäel, siin Vilde teel, töötasin Jüris, ABB-s, siis ma elasin Jüris, töötasin laagris. Nüüd on lihtsalt see, et ma elan Jüri lähedal ja töötan Narvas.
et Narvas on tegelikult väga palju väga lahedad ettevõtteid, siukseid suursugused ettevõtteid, et tean, keemiatööstus on väga tugev, Enefiti tööstus muidugi, Enefiti enda tehas, mis siis hooldab kõiki kaevandusmasinaid, neil on ka väga suured treibingid, freespingid, otsivad kogu aeg insener, ma tean. Meil samas Narvas linnas sees on, meie oleme teine kõige suurem, on veel suurem Fortaco, kes on ka siuke hiiglaslik masinehitusfirma. Et seal variante on palju. Seda ma ei teadnudki. Mis firma nimi on, ei mäleta? Väga huvitav, väga huvitav. Kindlasti uurin välja. Oligi veel mingeid häid küsimusi, mis on paelunud, mis insener võiks teha? Et see on jällegi, kui te, ma ei tea, paljudest võib-olla töötab juba või ei tööta, et paljud leiavad oma tee, et mina näiteks leidsin, et minu kõige suurem hingeelu, ma küll oskan ise freesida ja nii edasi, aga ma olen keevitusinsener. Et tihtipeale toimub mingi spetsialiseerumine mingis suunas, et kas oled masintöötluse peale, kas oled keevitamise peale, koostajad inseneriks, kes õpib ära kõiksugused one piece flow'd ja liinid ja spagetid ja oskab luua väga efektiivseid tootmisüksuseid ja arvutada välja takt-time ja nii edasi, et see me näiteks Narvas just aastaga tagasi tõime kahveltõstukite tootmise. Kõik virnastajad, mis ikka olete ladudes näinud. Et neid ühele firmale nimega Mitsubishi siis tehakse kõik Narvas. Et kui kuskil näete Mitsubishi sildiga seda, siis teate, et see on Narvas ehitatud. Siuke huvitav asi, mis kindlasti paljud ei teadnud. Jah. Ja meil on palju neid, et mehhatroonikainsenere, kes tegelevad meie automaatikalahendustega, suurte pinkidega, et alati meeldib nalja teha, et meie freespink on suurem kui mu maja siin Tallinnas. See võib-olla defineerib ära, kui suur see on. Et siis meie mehhatroonikud siis remondivad, hooldavad, programmeerivad seal kontrollereid või tahame üldse ehitada mingi täiesti uut, ise ehitatud mingit jaama, mida pole võimalik osta. Pole standardlahendusel. Siis mehhatroonikainsenerid, need, kellel ongi see mehaanikaharidus, see programmeerimisharidus, kes täitsa nullist selle üles ehitavad. Et mina ise olen mehaanikaharidusega, nii et mina selle metallosa võin teha, aga see programmi lõigu kirjutamine on mul ikka väga nõrk. Et elektrikuid meil on ka, et elektriühendus me teeme igasuguseid tooted, mis on elektriga seotud, siis meil on vaja inimest, kes saab aru, kuidas elekter töötab. Ja ABB suhtes võin öelda, seal on iga teine on elektriinsener. Et kus tehakse näiteks mootoreid või sagedusmuundureid, et see raudvara pool on isegi palju tühisem kui see, kuidas see asi tegelikult päriselt toimib. Et elektriinsenerid, need, kes seda poolt oskavad inseneerida. Tööriistade suhtes on ikkagi insenerid, keda me saadame kogu aeg, kui on kõik suured messid. Insenerid käivad just, meie eesmärk on saata insenere messidele, kes näeksid ära, mis siis muus maailmas toimub, võtta sealt tagasi, tulla meile öelda, kuule, me nägime sellist tööriista, sellega saaks sellist asja teha. Kohe laseme pakkumist võtta, kui see meile sobib, siis kohe ostame endale. Et see ongi just see, et inimesed käiksid mööda maad ja ilma ringi ja näeksid, millised võimalused on olemas. Et tööriista suhtes selle jaoks ongi insener. Et ega ütleme meister või osakonnajuht, meister ja osakonnajuht, nende töö on juhtida inimesi. Inseneri töö on juhtida protsessi, et see oleks võimalikult efektiivne. Ja kõiksugused
IT-lahendused, näiteks selle uue ERP-süsteemi kasutusele võtuga me nüüd ühe üksusega Narvas läheme nüüd paberivabaks. Et meil on endal lubadus endale antud, et kvartal 2 me enam ei prindi mitte ühtegi paberit seal välja. No, tänasel päeval käib samamoodi, printakse töökäsk välja, kus on operatsioonid, joonised, nii edasi. Antakse siis Reamees Juhanile, kes siis teeb selle asja valmis ja raporteeritakse kinni, et meie näiteks praegu meie insenerid töötavad, et ehitada ümber meie konfiguraatoride süsteemi, et me saaksime minna paberivabaks. Monitor tuleb töökeskustesse käima, joonised kõik on seal olemas ja saavad oma tööd teha. Ja meil on kõiksugused raport masinatel peal, me kutsume Global Readeriks, mõõdame selle masina downtime, mis tööd seal tehakse, et saada aru, et näiteks kui mingi masin on liiga tihti, liiga katki, vajab välja vahetamist, et kõike seda monitoorida, et digilahendusi meie väga tugevalt digitaliseerime oma tootmist. Igal pool on monitorid tootmises, mis näitavad, kuidas on efektiivsus olnud, mis suunas me liigume, kui meil on näiteks mingi hilinemised, mis on prioriteedid täna, et kõik see info tuleb ERP-süsteemist meie Power BI lahendustesse, mis visualiseerivad siis kõik need meie KPI-d ja kõik need ära. Et jällegi, seda teevad jälle insenerid. Tere, mina olen Margit Kull, olen siis, kuidas ma siis jõudsin? Läbi keeruliste radade jõudsin. Esimene haridus on õendus. Intensiivraviõde päris pikalt, üle 15 aasta. Aga tegelikult mulle ei meeldinud juba esimest eriala valides mõte, et amet surmani. Ehk siis see amet võib mul surmani olla, aga see ei tähenda minu arusaamispidi, et ma pean sellel ametil töötama väga nagu lõpuni välja, et on maailmas hästi palju teisi huvitavaid asju ja tööstusökoloogia oli see, kuhu ma jõudsin, mis tegelikult oma õppekavas ei eelda seda, et sul on inseneri taust. Ehk siis peab olema bakalaureuse või rakenduskõrgharidusega haridus all. Ja hakkas huvitama just tarbimise pool, et sattusin tegelikult Austraaliasse enne sisseastumist ja siis ma olin sügavates otsingutes, et mis ma siis nagu edasi teen oma eluga. Ja Austraalias millegipärast nägin hästi palju ületarbimist ja see lükkas nagu minu mõtte sinna maani, et kui me tarbime hästi palju, et kellel see süü nagu lasub, et on see tarbija süü või on see tootja süü. Kuskil seal vahel peaks olema see tasakaal, aga kuidas me seda leiame, et see on nagu keeruline. Ja siis ma hakkasin otsima seda õppekava ja niimoodi ma sinna tööstusökoloogia juurde jõudsin. Ja oma sisult tähendab siis kestlikku või siis ka rohelist tootmist, aga väga palju niisugust head nagu definitsiooni sellele mõistele minu meelest ei olegi. Et ühelt poolt tööstusökoloogia tähendab seda, et me saame aru, millest see tööstus üldse koosneb. Ta on kindlasti inseneeria valdkond, ehk siis me peame aru saama, kuidas tööstus toimib, mis on need tehnoloogiad, kuidas need funktsioneerivad, mis ülesehitus nendel on, kuidas nad on kokku pandud ja siis me vaatame toote poolt, kus on need materjalid tulnud, mis hinnaga need materjalid on tulnud, mitte ainult majandusliku hinnaga, vaid ka keskkonna hinnaga ja kuidas me siis saame teha seda toodet ikkagi jätkusuutlikumaks ja kestlikumaks, anda sellele tootele võimalikult pikk eluiga. Ja mis saab siis sellest tootest edasi? Et kui see kasutusiga ka ära lõpeb, et kas ta siis läheb prügimäele või et me saame ta tagasi kutsuda kuidagi kliendi käest, et metalliga on nagu suhteliselt lihtne, et ta läheb kuusakoskisse, sulatatakse ümber ja siis ta läheb uuesti metalliks, eks ju. Aga kõikide materjalidega ei ole nii, et puiduga on nagu teistmoodi lugu, et puit võetakse maha ja siis tehakse temast mingit mööblit või maja või mingisugust toodet. Mingi osa siis läheb väärindamisse. Fibenoli näide, siis siit on vist ligniin, hemitselluloos ja tselluloos, mis võetakse välja.
aga selline puidujääk, millega enam mitte midagi teha ei ole, siis see ju tegelikult läheb pelletisse, seda on väga palju. Või siis puidugraanulid on õigem nimetus. Ehk ka siis see jäägi väärindamise väärtusahel on üks osa tööstusökoloogi tööst, et vaadata, mismoodi me saame neid ressursse hästi kaua ringluses hoida. Ja loomulikult ka see tootmise üleüldine arusaamist ka selle pilgu pealt, et ma saan aru, et kõikidel ettevõtetel või tootmisettevõtetel ei ole veel täna keskkonnajuhte või keskkonnaspetsialiste tööl. Siis tööstusökoloog on ka see inimene, kes seda teenust saab pakkuda. See on väga sage täna, et see läheb konsultatsiooni või sisseostuteenusega kasutusse. Ja see tähendab kõik need ESG-raportid ja keskkonnaraportid ja kõik analüüsid, mis on vaja teha, et need on ka siis tööstusökoloogi hallatavad. Samal ajal see tööstusökoloog on see, kes läheb ka see tootmisjuhi juurde, ütleb, et tegelikult kui me võtame nüüd siis selle termokaamera kätte ja vaatame, et meie maja laseb nagu hullult palju seda sooja läbi, eks ju, siis meil oleks vaja hoopis siin fassaadi soojendada, et ümber teha. Et need selline hästi süsteemne mõtlemine peab olema. Veel üks huvitav pool, mida tööstusökoloog teeb, on see, et ta proovib leida nendele tekkivatele jäätmetele uusi lahendusi, ehk siis leida koostööd teiste tööstustega ja teha koostööd ka teadusasutustega, et oleks siis nii-öelda innovatiivne pool ka kaetud. Lihtsamalt, ei ole lihtsamalt öeldud, teaduslik definitsioon on sellel tööstussümbioos, ehk siis tööstuste vaheline jääkide jagamine, ühe jääk on teise ressurss. On ta siis tööstuslik vesi või on ta puidujääk või on ta metallijääk või mis iganes muu. Ta võib ka olla energiajääk. Ja neid koostöövõimalusi tuleb leida. Mis on veel tööstusökoloogi võimalus, mida minule teadaolevalt Eestis väga ei ole kasutatud, on see, et tööstusökoloog saab minna teadusesse. Mina olen liikunud teadusesse edasi, majandusteaduskonna ärikorralduse instituudis olen praegu doktorant ja käsitlen just neid tööstusökoloogia teemasid, et kuidas ta mahutub sinna ringmajandusse, kuidas sellega saab toetada tööstust niimoodi, et kui meil on hästi palju neid direktiive ja nõudeid peal, mis ütlevad, et me peame oma tööstuse muutma iga päev järjest rohelisemaks, aga kuidas seda teha niimoodi, et säiliks ka majanduslik kasu. Ehk siis need on nagu olulised nüansid, sest täiesti kindel on see, et mitte ükski tootmisettevõte ei tee ühtegi uut arendust ilma majandusliku kasuta. Ja nii palju, kui ma praegu nüüd viimase 2,5 aasta jooksul oma teadustöös olen kokku puutunud tööstustega, mis on siis pakkunud 6-7 erineva tööstussektoriga ja me räägime laiapõhjalistest uuringutest, siis see ikkagi kõlab nagu see välja, et meil on seda teadmist väga vähe ja ka tööstused ise ei oska tegelikult alati selle jätkusuutlikkuse peale mõelda. Nad ei tule kõikide nende lahenduste peale ja ka seda nii-öelda pehme inseneeria vormi on väga vajalik tegelikult siis tööstustesse viia. Ja käisin ka eile ise, kuna ma annan ka Jüri gümnaasiumis 10. klassile ringmajandusloengut, nüüd see poolaasta, siis käisin ka sealses ühes tootmisliine, puidutööstustele tootmisliine tootvas tööstuses. Ja ka nende sõnum oli tegelikult see, et meil on väga-väga palju vaja insenere. Et see on tohutu nõudlus, et põhimõtteliselt on olukord see, et kui pakutakse, et ma tuleksin tööle, siis nad nii-öelda lihtsalt öeldes ütlesid, et me anname kohe tunket teile.
et see nõudlus on lihtsalt nii suur ja järelkasvu on väga vähe praegu kahjuks. Et seda me ka TalTechi poolt praegu oleme proovinud niimoodi ka suunata, et me käimegi tõesti nendes gümnaasiumites juba rääkimas inseneeriast, laseme neil tutvuda sellega, et kui nad juba 11. klassis oma keemia riigieksami teevad, et siis nad teavad, et vot see keemia võib olla väga vajalik eksam selleks, et astuda inseneeriasse. Aga samuti ka kõik muud nii-öelda need STEM-ained. Et tasub mõelda ja ei ole tegelikult üldse ka tööstusökoloogia selline eriala, et ma ei saa sellega hakkama. Et see on kindlasti pehme inseneeria ka selle omandamise poole pealt, et ei taha neid raskeid arvutusi saada ja võib-olla see STEM-ainete põhi ei pea ka nii tugev olema. Et siis tööstusökoloogia vaatab sellist nagu süsteemset mõistmist ja mõtlemist vajab rohkem. Aga võib-olla on küsimusi kellelgi. Need, kes töötavad tööstuses, puutuvad kindlasti kokku. See on ju nõue suurtele ja väiksemad lihtsalt tulevad kaasa. See on konkurentsieelis. Noh, kui sul ei ole veel seda nõuet peal, siis ta on sul konkurentsieelis, kui sul on see tehtud. See on kuvamine täiesti. Ja see annab sulle võimaluse kõikidele tarneahelatele, kus sa tahad nagu minna. Et kui sa tahad oma moodulmaja müüa Skandinaavias, sul peavad kõik aruanded olemas olema. Kõik oma sertifikaadid tegema. Ja see on ka mitte ainult aga just. Ja kellel ei ole vaja selle paberiga toodet, siis see võtab selle toote, millel ei ole paberit. Aga see tarneahel on nõrk ja klientuur on väike, oleneb muidugi turust. Et Skandinaavias täna ilma sertifikaatide ja dokumentatsioonita ei müü mitte midagi enam. Ja. Just. Ja samal ajal, kusjuures tuli eelmine aasta meil uuringutest välja, et puidusektor ütles, et Saksamaale võid ilma serdita vabalt minna. Et nojah, aga selleks on rahvusvahelised audiitorid, kes teevad seda kontrolli. Neid Eestis ei ole, minu teada. See on sisseostuteenus ja seda kontrollib siis kõige nii-öelda lõpptellija kontrollib, et ta ostabki välisaudiitori teenuse sisse ja see kontrollitakse üle. Ja sa pead ikka tõendama, et see FSC ei ole nagu lihtsalt mingi paber, et mitte ükski sert ei ole lihtsalt paber, et seal taga on ikkagi dokumentatsioon. Et kui sa hakkad ISO mingit standardit endal taotlema, siis ma julgen pakkuda, et selline juba väikse ettevõtte puhul me räägime vähemalt pooleaastasest
noh, see väikse puhul, eks ju, aga suurte puhul on seal aasta-poolteist, eks ju, mis sa paned neid dokumente kokku ja muudkui arvutad ja mõõdad ja konsulteerid ja nii edasi. Et see on päris ikkagi kontrollitav, ta peab olema. Ühelt poolt võib olla müügiarvud, teiselt poolt on väga hea ettevõttele endale jälgida samme sama süsiniku ajaline arvutus üks osa, et liiga tihti tahetakse viia võrdluste teha, aga ta ei peaks olema liiga võrdlus, vaid see, et kui ma arvutan ühe aasta süsiniku ajaline baasaasta, ma hakkan selle alusel nägema, milliseid pingutusi on ettevõtte teinud, milline on see kasu, mida ma olen saanud. Jah, ma olen selle poolega täiesti nõus, et see on ka niimoodi, mul oli just endal aasta tagasi pakkusin ühte teenust, ka süsiniku jalajälje arvutamise teenust siis ühele ettevõttele, kes nii-öelda ostab siis kasutatud arvutid, laptopid, protsessorid, lauaarvutid, vahet ei ole, tuunib nad üles, teeb nad korda ja siis annab renti 4-5 aastaks, siis võtab tagasi ja siis tuunib nad ära, teeb remondi ära ja siis annab uuesti kasutusse rendina. Ehk siis see mõte oli nagu selles, et kui palju, tal oli vajadus hinnata ära, kui palju ta selle ühe sellise remondi ja tuunimise ringiga säästab CO2 võrreldes sellega, et mis oleks uut arvutit toota. Aga see ei ole ka, maailmas on lihtsalt nii palju erinevaid CO2 jalajälje mõõtmise viise ja seal on ka nüüd just see, mis tuleb nüüd selle keskkonnatehnoloogi või tööstusökoloogi tarkusest nagu otsida üles, et aga mis on see, millega me seda võrdleme. Et sa ei saa 2 erinevat arvutust võrrelda üldse, sest nende metoodika on juba niivõrd erinev, et tulemused võivad olla tohutud ja sul ei ole selle võrdlusega mitte midagi teha. Ehk siis see tarneahel eeldab ka seda, et meil on siin ühesugused, nad alati ei ole minu teada niimoodi ühesuguste arvutusmeetoditega tehtud, aga nad peaksid olema, siis on võimalik võrrelda, et kas meie tarneahel on võrdselt jätkusuutlik siis teatud indikaatorite juurest, on ju. Hästi näidab, see on natukene nagu raamatupidaja töö. Et hea näitamise koha pealt suhtis 73% lähemaks. See on finantsjuhtis küsib, et mida just. Ja teine asi on see, selle ESG puhul, et tööstusökonoomil on seal üks juhtivaid rolle, aga ta ei tee seda üksinda. Et see peab olema integreeritud kogu ettevõtte toimimisse. Ja ka läbimõeldud see, et kuidas me saamegi selle mõjuala 3 puhul meil andmeid enda partneritelt ja kuidas me saame koguda sihipärased, see, et 2 kuu pärast on vaja aruannet esitada. Kirjutame lihtsalt, et jätkame mõjuala 3, mis võib olla kõige olulisem mõjuala. Ja siis just nimelt, kes mida üldse neid mõjualasid välja jätab, on ju, ja siis me hakkame rääkima sellest, et nagu mina pidin hindama näiteks, et kui see arvuti on toodud USA-st Euroopasse, ega siis Apple ei ütle, kus kohast ta oma arvuteid hoiab, kus tal see vaheladu on, aga kuidas on jõudnud Eestisse, see jalajälg, kuidas ma seda arvutan, mis valemit on kasutanud teine firma, ega teine firma ka seda ei ütle, see on ju ärisaladus ju.
see on paras skeemitamine nii-öelda ja sellepärast öeldaksegi, et miks on tootjatel on väga või tööstusjuhtidel on väga raske seda üksinda teha, sellepärast et kõike sa ei suuda hallata või hoomata ära või sa ei tea kõiki neid nüansse. Et selles maailmas peab natukene seal sees olema ja siis näeb seda, kui kirju see päriselt on. Kokkus võimalus, et me võtame tagasi ja korraldame seda tsükli pikendada. Ja tsükli pikendamine on üks ja siis sealt edasi veel jälle eriala spetsiifiliselt läheb kindlasti sisse kõik need sertifikaatide teemad, et mis on tooraine sertifikaat, mida ta sisaldab. Kui ta sisaldab mingit sekundaarset toorainet ehk siis kellegi tööstuse jääki, siis kuidas seda protsenti sinna määrata. Kas kui suur osakaal on seda sekundaarset toorainet, kas see vastab sertide või tähendab, kas sellele üldse on võimalik sertifikaati peale taodelda, siis kas ta vastab sellele ja siis kas ma saan üldse seda sertifikaati kuskil riigihankega seotud näiteks tootes kasutada, mis on omaette nüanss, sest kui ma olen, ma ei tea, vetsupoti tootja ja siis mul on see plastik, see nupp seal peal, eks ju, ja nüüd ma avastan, et see plastiknupp tegelikult, et ma ei tahagi seda nagu plasti, ma tahan seda taaskasutatud plasti kasutada seal nupu peal, siis ma ei saa nagu poole hanke pealt seda muudatust sisse viia, vaid see protsess juba võtab aega, sellepärast et siis peaks kogu hanke nagu uuesti korraldama. Et see sertifikaatide teema on päris oluline ja see on täna ta on paras nii-öelda nagu barjäär, miks seda sekundaarset toorainet või jääkiga tegelikult väga palju kasutusse ei saa võtta uuesti. See on see, mille nimel siis hästi palju ka töötatakse. Jah, ja lisaks veel on see, et kui palju tekib jääki, mis ta kvaliteet on ja kui tihti teda tekib. Et seal hakkavad ka need asjad juba mängima rolli. Ka tööstusökoloogia vaatab ka siis seda digilahendust nii-öelda, et kuidas me andmeid jagame. Et milliseid andmeplatvorme me saaksime kasutada selleks, et kõigil oleks see ühtne infoväli, mida meil täna ei ole. Et millised jääke kuskil tekib. Ja siis proovitakse neid kasutada, et kui ma toon näite siin mingid põllumajanduslikud biojäätmed, sõnnik, silo, nõrgvesi, mis iganes muu tekib, eks ju, siis tegelikult mingid asjad või kartul näiteks, praakkartul, mis ei lähe kunagi müüki, et aga mis siis sellest saab, kui palju ta, kui see on veel nagu sesoonne ka, eks ju, et kus keegi siis teab, et kuhu ma selle saan saata ja kui palju teda üldse tekib ja mis sagedusega tekib ja mis see võrgustik üldse on. Ja see on jälle selline tööstusökoloogia valdkond, kus me proovime aru saada, kuidas andmeid koguda ja põllumajandusbiojäägid, need on veel lihtne teema. Keemiatööstus on puha konfidentsiaalne. Sealt on sisuliselt võimatu kätte saada informatsiooni, et kui palju kuskil mingit jääke tekib. Ja siis proovitakse nagu leida neid võimalusi, ehk siis neid läbi selliste andmete kogumiste teha ka siis selliseid koostöövorme otsida üles. See on veel lihtne osa, siis sealt edasi läheb veel keerulisemaks omakorda jälle. Nüansse on palju. Aitäh! Aitäh!
oli väga põnev kuulata ja vestlust nagu näha oleks võinud veel jätkata, aga siis Pavel Tšukrejev räägib tööstustehnika ja juhtimine õppekavast. Nii, tere õhtust. Mina olen Pavel ja omal ajal tegelikult täna tulin siia, hakkasin mõtlema, millal ma lõpetasin magistris nüüd juba ammu tagasi juba, aga lõpetasin tööstustehnika juhtimist ja tegelikult, mis ma saan sellest öelda, esiteks ma olen väga nõus kolleegiga, kes esimesena esines, kõik jutt, mis oli inseneride kohta, on väga õige, aga see jutt, et see magistrise minek, esiteks ta on väga vajalik, aga teiseks see peab olema ka teadlik valik. Et ma kindlasti ei soovita lõpetada bakalaureust ja koheselt septembris minna magistrisse, sellepärast, et 3 aasta jooksul on seda mainitud kogu aeg koolis, aga võtta aega maha natukene. No minu puhul oli see, kui ma nüüd eeksi, vist 1 aasta, kus sa tegelikult saad aru, et jah, see on see, mis sind huvitab. Ja minu puhul oligi see, et ma juba töötasin, lõpetasin bakalaureust tööstustehnika tootmistehnika ja tootearendust ja siis töötasin projekteerijana ja natukese aja pärast juba töötasin tegelikult ka juba tootmisjuhina. Ja siis tuligi see 1 aasta vahele, kus ma sain aru, et tegelikult see operatsioonide juhtimise pool, ehk siis ongi tootmisjuhtimine ja kogu see nagu juhtimise pool on see, mis mind tegelikult väga huvitab. Kõik need protsessid, sa oled ikkagi insener, aga sa oled pigem nagu protsessi poole peale insener. Ja siis sa saadki kujundada, kuidas ettevõte või tootmine toimib, et mis protsessid on ja kuidas see toode, tegelikult reaalne toode sünnib. Ja mis mul endal kõige rohkem meeldib selle juures, et ma pean ennast inseneriks võib-olla küll, aga mis mul endal kõige rohkem meeldib on see, et kus sa pärast kuskil tänaval või ma ei tea, kus kohas, kus iganes näedki seda toodet, mis sa oled tootnud. Ja see on päris äge tegelikult. No, mina olen töötanud tootmisjuhina päiksepaneelide tehases. Küll väike ettevõte oli Eestis, aga see oli nüüd aastaid tagasi juba, aga iga kord, kui ma isegi nüüd näen neid paneele, naeratus tuleb näkku. See on päriselt äge. Ja, tulles tagasi nüüd. Ja kui ma sain aru nüüd, et see operatsioonide juhtimise pool on see, mis mind võib-olla tõmbab kõige rohkem, siis ma leidsingi seda õppekava, mis on tööstustehnika juhtimine. No, mina õppisin inglise keeles, ma eeldan, et ongi ingliskeelne, hetkeseisuga ka on ja. Et Industrial Engineering and Management on siis inglise keeles. Ja päris võin öelda, äge oli see, et tol ajal, kui mina õppisin, meil grupis oli umbes 20 inimest, pooled olid välismaalased, mis on juba suur võit. Sa näed inimesi ja olid täiesti igal poolt maailmas, meil oli mingi Brasiilia poiss oli ja hästi kaugetest kohtadest. Et sa näed juba väga erinevat perspektiivi isegi samadele küsimustele. Et see lahendusviis, kuidas inimesed eri paikades maailmas mõtlevad, on natukene erinev. Ja tihtipeale on tegelikult väga palju erinev. See on juba huvitav. Mis oli veel huvitavam on see, et tegelikult mul endal hästi meeldis, kuidas õppekava oli üleüldse kokku pandud, et kõik need ained, mis olid seal, et võib-olla ta ei olnud küll nagu sellise inseneri, nagu klassikalises mõttes inseneri suunaga, aga ta andis küll head ülevaadet, et kui sind huvitab miskit, sulle öeldakse, et tead, see on see asi. Tegelikult ta ei ole üldse nii väike, nagu sa arvad, ta on hästi suur ja lai ja kui sind huvitab, siis sa võid uurida rohkem. Ja selline avastuskoht oli mul pea iga ainega, mis tuli. Ja ma nüüd ei mäleta isegi, mis aine oli, mis aine nimetus oli, aga ma mäletan, kuidas ma läksin sinna esimesse loengusse ja peas mul oli ainult üks asi, et see peab olema mingi jube igav asi. Nagu päriselt, aga semestri lõpus tegelikult ma mõtlesin, et see on vist tegelikult olnud kõige parem aine, mis üldse oli selle aasta jooksul või semestri jooksul. Neid avastushetki oli hästi palju ja ma olen tõesti väga tänulik
no ma ütleks õppejõududele, et see oli väga, saab öelda, kihvt. Tegelikult oli väga mõnusasti kuidagi kokku pandud kogu see õppimine. Ma siiamaani aastaid pärast, ma siiamaani nagu siiralt soovitan minna sinna tootmistehnika ja juhtimisse. Kuidas see aitas mind, mis ma nüüd teen, olen samuti tehasejuht hetkeseisuga. Üks Soome, oli ta startup, nüüd on ta pigem scale-up ettevõtte Swapi. Eestis meil on üle 400 inimese palgatud hetkeseisuga. Ja nagu kõige võib-olla siuke huvitavam hetk oli see, kus me alustasime Tallinnas, et mind on sinna tööle võetud juba tehase juhina, aga samal hetkel nad alles alustasid Tallinnas, et me alustasime 2021 jaanuari esimesel tööpäeval ja meid oli mina ja 12 inimest. Ja mingid inimesed tulid Soomest, aitasid meil asju püsti panna. Hetkeseisuga Soomes ei ole mitte midagi, välja arvatud kontor, mingi turundus on seal ka. Ja meie oleme siin 400 inimest, üle 400 inimest. Ja siis on ka tegelikult Saksamaal üks väiksem tehas olemas ja seda oleme ka aidanud püsti panna. Mis oli huvitav oli leida ennast sellises olukorras, kus sa tuledki startup firmasse. No ja startupis on alati selline natuke teistsugune õhkkond kui mingis muus ettevõttes või nagu öeldakse established ettevõtte. Sest on selline suhtumine, et yes, we can do või siis jah, me saame teha, et vahet ei ole, mis see küsimus on, et saab teha. Mitte keegi ei tea, kuidas, aga saab teha. Ja mina kui insener või pean jällegi ennast inseneriks, see oli nagu väga võõras, et nagu mis mõttes me ei tea, et nagu istume maha, mõtleme natukene, siis hakkame, ma ei tea, planeerime midagi, siis hakkame tegema, siis ei, meil ei ole aega selleks. Et meil on hästi kiiresti vaja juba tegelikult reedeks vaja, et meil on mingi 200 inimest siin platsil olemas. See oli mõnes mõttes challenge, aga oli ka huvitav lisa sellele kõigile sellele, mida ma olen koolis kunagi õppinud. Ja kõige huvitavam oli see, et nüüd ma tegelikult siiamaani ma leian ennast olukorras, kus ma õpetan neid samu inimesi, kes on startupiga koos kasvanud, kunagi 5-6 aastat tagasi tulnud firmasse, et ma ikka siiamaani õpetan, et kuule, neid asju ei tehta niimoodi, et meil on tegelikult vaja inseneri, meil ei ole niimoodi, et me siin niisama teeme midagi. Ja põnev on see, et saab näha ka tulemust, sest aega on möödas, siin kahjuks või õnneks, kahjuks nendele inimestele, kes on ära läinud, õnneks neile, kes jätkab edasi, aga on hästi välja filtreeritud need inimesed, kes tegelikult võib olla firmast, ma mõtlen, kes ei suudagi töötada nagu sellises tootmiskeskkonnas või kes ei saagi aru, et see on tootmine, see on päris asi, see ei ole niisama, et peabki arvutama, peabki olema insener, peavad olema protsessid paigas, peab olema arvutatud jällegi tsükliajad, kõik muud taktime'id ja muud. Ja nüüd hetkeseisuga me oleme olukorras, kus me otsime, küll mitte väga tihti, aga eelmine aasta oleme otsinud insenere, et tööle palgata protsessinsenere, tootmisinsenere, hooldusinseneri. Ja suur avastus oli see, et ja nagu oli öeldud ennem, et ei saagi neid inimesi, neid lihtsalt ei ole. Et sul on kuulutus olemas, isegi küsimus ei olnud palgas, sest me olime tegelikult nõus maksta, alguses oli küll mingisugune eelarve selleks, natuke pärast me saime aru, et eelarveks me peame inimest saama, et las ta küsib midagi, siis me vaatame, kas see sobib või mitte. Ja insenere on hästi raske leida. Häid insenere on peaaegu võimatu leida, sest nad on juba kuskil hõivatud. Seega ma ka julgustaks teid kindlasti minna inseneri teaduskonda. Need on toredad õppekavad seal. Mina kindlasti reklaamiks Industrial Engineering and Managementi. Ta on väga põnev ja ta annab
hästi head ülevaadet just jah, kui ma mõtlen, kui lugeda õppekavade kirjeldust ja vahet ei ole, mis õppekavad, tavaliselt seal on üks punkt, kus on kirjas, et kelleks sa saad pärast, kui sa lõpetad, on ju. Ja tavaliselt sinna kirjutatakse mingi firmajuhid, ma ei tea, osakonnajuhid, insener, mingid sellised asjad. Ja kui me mõtleme sellest industrial engineering ja managementist, siis tegelikult see vastab tõele täiesti 100%. Sa võid olla nii insener, sa võid olla protsessiinsener, ehk siis see inimene, kes kätte ja mõttega töötab, peaga töötab. Või sa saad olla nii nagu mina, kes sa oled tegelikult juht. Et kahjuks, ma kuulasin kolleegi ja natuke kadestasin, et saab 2/3 aega panustada just nagu inseneri asjadele, et seda luksust ma omale ei saa lubada kahjuks, aga teine kord tuleb ette küll. Aga see protsesside pool ja operatsioonide juhtimine pool on väga põnev ja kui teil on vähegi huvi selle vastu, siis ma kindlasti soovitan minna, sest see kõlab protsesside juhtimine või protsessiinsener. Aga sinna lähevad kõik need liinid, kõik need Six Sigmad asjad sisse ja kõik. Samuti ka kvaliteedi juhtimine ja kõik on seal. Ma ei tea, kas on küsimusi. Ma on natuke raske esineda viimasena, sest ma ei tea, enamus asju sai ära öeldud juba enne mind. Kas on küsimusi? Absoluutselt nii. See aasta me õnneks veel ei ole otsinud inseneri, aga eelmine aasta otsisime, see on võimatu. Ja lõppkokkuvõttes, ma võin öelda, et lõppkokkuvõttes need intervjuud, mis meil olid, meil oli üle kuu aega oli see kuulutus väljas, me kuulutasime ja rekruuterid nagu üritasid inimesi leida, nagu ma ei tea, läbi LinkedIni kuidagi moodi. Ja lõppkokkuvõttes meil oli vist 2 inimest, kellest me valisime. Et insener ilma tööta kindlasti ei jää ja kui vähegi tahtmist on, siis saab ka, nagu palga mõttes saab väga head palka teenida. Tõesti. Ja samuti sa tegeled väga huvitavate asjadega, mis on väga südamelähedased tavaliselt. See on väga, väga lahe. Kui ei ole küsimusi, siis aitäh! Et lubasime anda sõna nendele programmijuhtidele, kes seda tahavad. Et ma tean, et vähemalt üks programmijuht tahab. Tere, olen Olga Dunaeva ja mina olen jätkusuutlik tööstus magistrikava programmijuht ja mul on natukene slaidid teile, et rääkida sellest, et milline on meie magistrikava eripära ja nagu Juhan Terasmaa juba ütles, et meie magistrikava keskendub just tööstuse digitaliseerimisele, robotiseerimisele, automatiseerimisele, need on siis meie õppekava võtmesõnad, aga vaatluse all ka jätkusuutlik juhtimine ja ringmajandus. Ja nagu täna juba mitu korda öeldi, et praegu tööturul just inseneride puudus ja teil on siis hea võimalus lõpetamisel leida tööd, kuid on võimalik ka jätkata õpinguid doktorantuuris. Ja meie õppekava, üks eripära, et meil on sessiooniõppe, ja neid sessioonid toimuvad 2 korda kuus ja reediti juba õhtupoolikul või päeva teises pooles alates kella 4 ja laupäeviti ja pühapäeviti. Aga me asume Kohtla-Järvel, Virumaa College, kes koolitab jätkusuutliku tööstuse inseneri asub Kohtla-Järvel ja kontaktõppe toimub Kohtla-Järvel. Keda me ootame õppima, siis tegelikult meil on kirjas, et need, kellel on kõrgharidus tehnika või IT-valdkonnas, aga tegelikult saab tulla ka keemiast või majandusest, et kindlasti kui on soov jätkata õpinguid meie erialal, siis tasub tulla vestlusele
ja siis juba koha peal siis selgub, kas meie eriala sobib teile. Ja veel üks eelis, et praegu Ida-Virumaal siis üsna huvitavad muudatused, et Iglase üleminekufondi toel meil praegu luuakse uued laborid ja meie erialaga seatud koostöö robotika katselaborid ja töötavad siis uurimisrühmad ja on võimalik leida endale teemad, et edasi lõputöö teemaks arendada. Ja vot nagu siin kirjas nagu tööstus 5.0 katselabar, mida plaanis käivitada juba järgmisest õppeaastast. Ja veel üks moment, et ÜPK on nii paindlik, et on võimalik spetsialiseerida tegelikult 3 suunas, et meil on hästi suur valikainete hulk, et siin on siis neid kõik meie ained koos, aga kui jaotada, siis võiks jaotada 3 rühmaks ja saab siis spetsialiseerida või valida endale kas jätkusuutliku juhtimise suund või automatiseerimise ja robotiseerimise suund või tehisintellekti ja andmepõhiste lahenduste suund. Ehk kes soovib natukene pehmemat, siis võib spetsialiseerida jätkusuutliku juhtimises ja kes soovib just robotiseerimist ja automatiseerimist või pole andmeteadust, siis nende jaoks ka on olemas selleks valikained. Ja aga tänan siis kuulamast ja kui on küsimusi, siis kirjutage mulle julgesti, vastan hea meelega ja saan siis vastada ka koha peal. Jane Raamets räägib ka siis tööstusökoloogia programmijuht. Aitäh Kiiale. Minul slaide ei ole, aga ma räägin ilma slaidideta. Et kui Olga tõi välja, et neil on õppe reede, laupäev, pühapäev, siis Tartus saab õppida neljapäeviti reedeti hommikul 10 õhtul 6 ja ikka 2 korda kuus. Õppekava kokku on 120 EAP-d, sellest 30 lõputöö ja praktikat ka 6 EAP ulatuses. Praktikakohtadega on meil hästi, käiakse nii tööstusettevõtetes kui ka ministeeriumis, et on ka tehtud seda, et käiakse nii tööstusettevõttes kui ministeeriumis, kui aeg seda võimaldab. Aga üldiselt õppima tulija on juba töötav inimene ja väga tihti tehakse see praktika enda töökohal, aga näiteks keskkonnaosakonnas. Mis veel? Valikained üksjagu, spetsialiseerumisi meil ainult üks ja see on tööstusökoloogiale. Ja õppe alustamise tingimuseks on bakalaureuse kraad või rakenduskõrgharidus. Me ei ole seda rohkem kitsendanud. Ja mis me ei ole seda kitsendanud, sest nagu ka Margiti puhul siin välja tuli, võib tulla ka intensiivraviühendusest ja leida tegelikult oma tee ja minna edasi teadusesse. Nii, kas on mõni küsimus äkki? Kui ei ole, siis aitäh. Aitäh. Meie poolt pakutav sisu sai otsa, et kui nüüd on veel küsimusi, siis meil on esinejad siin olemas, võite otse ka pöörduda, vabas vormis rääkida, aga kui ei ole, siis ma soovin head otsustamist, et kuhu magistrisse edasi tulla. Aitäh teile!